Mina olen Ilmar Kauch, ma olen kaalukirurgia keskuse kirurg ja meie peamine tegevusala on kaalukirurgia, et me pakume kõige efektiivsemat rasvumise ravi tänapäeval. Sellega me suudame väga palju muuta elukvaliteeti, langetada kaalu, parandada terviseseisundit, pikendada elu ja kõike, mida veel. Aga kaalukirurgial on üks paratamatu kõrvaltoime. Nimelt massiivne kaalulangus tähendab seda, et nahk jääb mingil määral patsientide jaoks suureks, lõtvunuks ja see võib omakorda üsna märkimisväärselt elukvaliteeti ja rahulolu raviga mõjutada. Ja täna selleks, et seda probleemi lahendada, olen ma tulnud doktor Mari Laasmaa laserravi ja ilukliinikusse, et küsida doktor Laasmaa käest, et millal patsiendid ja milliste probleemidega võiksid pöörduda peale kaalukirurgilist operatsiooni sinu poole. Aitäh, et te tulite täna mulle siia külla. Mul on väga hea meel täna teid siin oma kliinikus väiksel ekskursioonil siis näha. See on just selline nii-öelda multidistsiplinaarne lähenemine, et nagu sa ütlesidki, et kaalulangus on väga hea elukvaliteet ja eluiga parandav, absoluutne, kindel ja meditsiiniline näidustus, aga tõesti, kui me räägime esteetilisest vaatevinklist, siis ilukliinik on kindlasti see, mis saab omalt poolt anda sellist väikest nii-öelda väärtust sellele heale tulemusele, mida teie omalt poolt olete siis patsiendile andnud. Et selleks on siis erinevaid võimalusi, on võimalus siis nii-öelda kirurgiline, millega paratamatult kaasnevad ka armid ehk siis erinevad kehaplastikad ja mittekirurgiline. Mittekirurgiline tähendab siis seda, et me siis seda lõtvunud nahka proovime siis ikkagi pinguldada erinevate protseduuridega. On selleks siis kas laserprotseduurid või mingid erinevad, enamasti need on siis nii-öelda energy-based device ehk aparaatsed hooldused, millega me saame siis stimuleerida kollageeni ja elastiini ja pinguldada erinevaid keha, naha ja kudesid. Millal peale kaalukirurgilist operatsiooni võiksid patsiendid sinu kliinikusse pöörduda? Ma arvan, et see on individuaalne, et see sõltub kindlasti sellest, et kui suur on kaalukaotus ja kui kiiresti. Et ma kindlasti arvan, et inimene peab kõigepealt kohanema uue kaalunumbriga. Ma olen aru saanud, et see kaalulangus võib toimuda üpris kiiresti, nii et ma arvan, et juba kusagil kuu aega peale operatsiooni võiks juba esimese kohtumise teha. Ja kui te soovite tulla siis meie juurde protseduurile ja konsultatsioonile, siis kindlasti mainige ära kaalukirurgia keskus ja kõik kehaprotseduurid on teile 15% soodsamad.